Mustakivi auto tulek kolmandaks Toyota edasimüüjaks Eesti suurimate ja tuntuimate autodiilerite Elke Auto ja Amserv Auto kõrvale pole lihtne ülesanne. Meediastrateegia eeldas kiiret vajalike tuntuse ja hoiakute näitajate kasvu Tallinna ja Harjumaa elanike seas. Eraldi pidasime silmas 130 000 Lasnamäe elanikku. Tuntuse ja hoiakute kujundamisel on telereklaam endiselt ületamatu. Taktikalist ehk asukohapõhist toetust tegi 6x3 suurtahvlitel olev välireklaam. Defineerisime olulisemad brändi kuvandi parameetrid. Norstati uuringu abil mõõdeti neid näitajaid enne ja pärast kampaaniat. Mustakivi auto aidatud tuntus kasvas kampaania tagajärjel Tallinna ja Harjumaa elanike seas 57%-lt 67%-ni. Mustakivi auto seostamine Toyota müügiga tõusis 45%-lt 52%-ni. Kampaania eelsel perioodil seostus Mustakivi auto eelkõige soodsa parkimise ning soodsa asukohaga, mis autoostu valikul pole mitte kõige olulisemad näitajad. Minu Toyotal on ratas vist kulunud, hooldage teda. Vabandust, kui teie auto, see ei ole ju Toyota. Ei, Jutud uue Toyota keskuse mugavusest levivad kiiresti. Mustakivi auto, sulle meeldiks siin. Siis andke mulle parem uus, punane. Kampaania tulemusena kasvasid hüppeliselt autoostuks ja hilisemaks hooldusperioodiks palju olulisemad näitajad. Tugevate spetsialistide olemasolu 4%, tõus 22%-ni. Hea hooldus, mida mainiti enne kampaaniat 4% juhtudest, nüüd 22% juhtudest. Usaldusväärsus, mida enne kampaaniat mainiti 4% juhtudest, tõusis 11%-ni. Teistest eristuv 6% enne kampaaniat, 13% pärast kampaaniat. Teeninduse kiirus tõusis 10%-lt 17%-ni ja innovatiivse automüüja kuvand 12%-lt 24%-ni. Antud kampaania muutis oluliselt potentsiaalsete klientide hoiakuid Mustakivi auto suhtes. Eriti oluline oli kõikide hoiakute hüppeline kasv mitte-eestlaste seas. Ainult tuntusest edukaks müügiks ei piisa. Vajalikud hoiakud on need, mis tulevase autoostja salongi toovad. 1038 DRP-d ehk vaataja kontakti jagunesid võrdselt 4 nädala vahel. Kasutasime kõiki olulisemaid telekanaleid. Kanal 2, TV3, PBK, TV6 ja 3+. Vaataja kontaktidest jagunes tervelt 52% mitte-eestlastele, see tähendab telekanaleid PBK ja 3+, mis igati kajastus ka järeluuringu näitajates. Kampaania katvus Tallinna ja Harjumaa sihtrühmas oli 90%. Keskmine sõnumi nägemissagedus oli tervelt 11,7. Telereklaamide suur arv eetris eeldab kõrget efektiivset katvust sihtrühmas. Meie sõnum jõudis sagedusel 5 või enam korda lausa 64%-ni sihtrühmast. Tere! Tere, võime autohooldusesse. Mustakivi auto, kõigile meeldib siin.